Oisu, me oleme ma väga meeldin talle, ära söö. Ta on, meil on armastus. Meil on armastus. Ta on isane hobune, ta on natukene vist pelgab. Siin on väga ilus emane hobune. Selline armastus nende loomadega on. See ka hämmastav, kui suureks kasvavad hobused süües. Põhiliselt nad söövad ju söövad heina, söövad muru. Vaata, selliseks suureks kasvavad, kui nad söövad lihtsalt muru. Põhiliselt vist söövad ju ka võib-olla porgandit ja õuna ja võib-olla kaera natukene. Me oleme hästi ilusas kohas, aitäh Kätlinile, kes on siin kaamera taga toeks ja abiks. Aga Kätlin on imeline. Tal on siia kokku tulnud hästi palju erinevaid loomi, kes on kuidagi oma tee vist siis leidnud sinu juurde, ma ütleks. Läbi selle, et Kätlin on nad siis võtnud, kas nad ei sobi enam või ühele poole või teisele poole. Siin, jah, no ta on edev. See on rohelist värvi, vaata, see on atraktiivne. Sa oled edev, aga lisaks sellele, et siin on need ilusad hobused, kes võib-olla siis võidusõidu hobuseks enam ei sobi, eks ju, ja kes hullud musitavad mind. Siis siin on ka hästi lahedad herefordid. Võib-olla väga tihti ei näegi hereforde, aga nemad on metsikud vasikad, veisevasikad. Nad on karvased. Nad on pisikesed, karvased. Me ükskord nägime Taaviga hereforde Saaremaal. Nad on natuke nagu suuremad. Nad on siuke pisikene. Ja mis me teada saime Kätline käest, et enamus siis lähevad Türki, sest et nad seal ei söö väga sealiha ja söövad hoopiski veiseliha. See põrin tuleb. Kaameramees on hobuse armastuse vahel. Nad söövad põhiliselt veiseliha seal Türgis. Need ilusad vasikad kasvavad suureks, nad on lehmad siin, herefordi lehmad. Ja siis nende saates on see, et neist saab burger või steak või mingi muu lihakamakas. Aga praegu me oleme siin kõik sõbrad, ponide ja hobuste ja vuttide ja ma ei tea, kasside ja koerte ja siis nende imeliste herefordi beebidega. Et kui ma sind praegu vaatan, ma võin vanduda, et ei ole üldse iduäratav. Pigem sa oled selline, ma tahaks sind kallistada. Kõik need hobused. Nii et on veits. Isegi sakuseid ei Ma tulen siit välja. Ei, mamma sigas hobuseid. Jaa. Selle hobuse meeldib. Isegi sakuseid ühjaks. Küll. Praegu on ilmselt rohelise smuuti aeg. Ma just mõtlesin hommikul, et peaks uuesti oma mingid heinapulbrid välja võtma, mis ma olen kuivatanud ja siis teinud jahuks. Tõesti. Eriti kui vaadata seda, kuidas just emme, ma ei saanudki leida valikadest kui palju annab see, et sa sööd värsket rohtu. Aga võib süüa ka heina, kuivatatud rohtu. Et siit Hobumaalt, tšau!